Õnnetu Afganistani sõda, naftahinna järsk langus ja relvamüügi vähenemine viisid Nõukogude Liidu ummikusse. Impeerium nõrgenes võidurelvastumise ja külma sõja käigus aasta-aastalt, majanduslikult ja strateegiliselt. Moskva juhtkond pidi üritama süsteemi reformida, uuendada, ümber ehitada, otsides toetust rahvalt väljaspool kommunistliku partei Ladvikut ja püüdes parandada oma mainet maailma silmis, tuli poliitilist survet nõrgendada. Aga see oli ohtlik ja meeletu üritus, eriti ka Baltimaadel. Eesti rahvas pidi olema harjunud kõigega, massilise sisserändega, venestamisega, sabadega tühjade poodide ukse taga. Aga nüüd hakkas rahvas üle saama aastakümnete pikkuse hirmu painest. Algas uus ärkamisaeg. Just oli lõppenud ju suur sõda fosforiidi ümber ja kaunis õnnelikult, sest ikkagi peatati ju tookord kaevandamised. Siis me lõimegi selle Molotov-Ribbentropi Eesti avalikustamise grupi 87. aasta suvel. Algselt selles grupis oli 4 inimest. Need olid Tiit Madison, Heiki Ahonen, Jan Kõrb ja mina, Lagle Parek. Aga me algselt ei mõelnud Hirvepargi peale ega miitingu peale. Me arvasime, et me alustame suurt sõda paberite peal. Me pöördusime tookord enne just augustikuud Eesti pressi poole kirjaga, et palume ära trükkida Molotov-Ribbentropi pakt koos salaklauslitega. 87. aasta augustis muidugi ei olnud veel aeg küps selle pakti avalikustamiseks ja meile muidugi isegi kirjalikult ei vastatud. Eelnevalt ma olin olnud Riias lätlaste juures ja tol korral juba leppisime kokku. Nendel oli ju esimene meeleavaldus seoses küüditamispäevaga 87 ja me leppisime siis lätlaste ja leedulastega kokku, et me teeme ka 23. augustil meeleavalduse ja oli informeeritud siis Rootsi pagulasorganisatsiooni Eesti vangistatud vabadusvõitlejate abistamiskeskus, kus siis Jaak Jüriaadu tollal juhtis seda ja võttis väga nüüd südameasjaks selle meie informatsiooni edastamise ja seda edastati siis tollal põhiliselt siis välismaiste raadiojaamade kaudu Ameerika Hääl ja Vaba Euroopa. Ja oligi 23. augustil oli siis päris suur hulk inimesi tuli kokku sinna Raekoja platsile ja kust me suundusime siis Hirveparki ja toimus see kõnekoosolek, millest on nüüd muidugi tollal väga palju ajalkirjanduses räägiti. No, ei saa ütelda, et just objektiivselt, aga vähemalt väga palju sõimuartiklid oli. Ja Tallinnlased, võtke aktiivselt osa riigi juhtimisest. Ärkamisaeg. 3 päeva pärast Hirvepargi sündmusi ilmus ajalehes imeettepanek. See oli Eesti NSV piirkondliku majandusautonoomia idee. Ma arvan niimoodi, et suur probleem meie jaoks on just see, kuidas alustada. No meie liiduvabariigi territooriumil on sellised ettevõtted, mis alluvad liidulistele ministeeriumitele, mis alluvad liidulisvabariiklikele ja kohalikule ministeeriumile, kuid need ei ole kõik täies ulatuses meie ministrite nõukogu poolt juhitavad. Ilmselt on loogiline, et kõik ettevõtted, kõik tootmisüksused, mis meil siin Eesti NSV-s on, oleksid 100% juhitavad meie ministrite nõukogu poolt. Te olete kõik lugenud ajalehte. Kas te olete kultuursed inimesed või ei ole? Mina ei saa ikkagi päris täpselt. Rahvakogunemine oli veel julgustükk. Alles 2. veebruaril oli Tartus koertega miilitsad rahvast laiali ajanud. Meeleavaldus Tammsaare monumendi juures oli suur moraalne võit. Mõelge natuke selle peale ka. Mis on praegu meie uutmise alus? Selleks on Gorbatšovi poliitika. Tema suutis Reiganiga kokku leppida. Kas see mööda stalinismi jälle samamoodi? Nüüd üks käputäis tahab ära kasutada meid selleks, et mitte lasta lepingut alla kirjutada. Loominguliste liitude juhatuste ühispleenumil loomeprobleemidest peaaegu ei räägitudki. Esinemisi läbis südamevalu Eestimaa meie rahva ja kultuuri saatuse pärast.
Me oleme valitsetavad nii poliitiliselt kui majanduslikult, sest need, kes on istunud, ütleme, siin Toompeal, kus meie praegu juttu räägime, või partei keskkomitees ei ole iialgi vahendanud rahva huve, soove, taotlusi ülespoole. Nad on olnud alati üksnes keskvõimu vahendajad allapoole. Nad pole kunagi oma põhifunktsiooniks saanud pidada selle grupi, siis eestlaste juhtimist, mille etteotsa nad on pandud, vaid selle allutamist võimule, ütleme otse välja selle mahamüümist. Me peaksime õppima vanast testamendist, juutidest ja õppima ka teistelt ajaloolistelt rahvastelt, et me peame 100 või 200 või 300 aastat üht võitlust pidama ja siis me ikkagi võidame. See oli siis see 10 päeva pärast seda loomeliitude pleenumi käsitleva esimese sirbi saabumist Münchenisse. Ma lugesin seda ja ma nagu käed värises mõtlesin, see on täiesti võimatu, niisugune asi ilmub kas lõpeb sellega, et Eesti saab vabaks või see lõpeb sellega, et ei ole midagi järgi. Et see, kui see on nii kaugele on mindud ja sest sa ei saa enam, kui üritati marginaliseerida Hirvepargi tegijaid kui inimesed, kes need on mingid dissidendid või midagi, kui tulevad siis need inimesed, kes on juba saavutanud sellist positsiooni Eesti ühiskonnas, tulevad avalikult välja ja kui seda trükitakse ära, siis mõtlesin siis siin mingit võimalust, kas täielik häving, meeletu repressioonid, Eesti kultuuri lõpp või me saame iseseisvaks ja ma isegi rääkisin seda oma tolleaegsele abikaasale sel päeval, ma ütlesin, lähme jarutame ja ma ütlen, see on niisugust asja, et see asi lõpeb sellega, et me lähme Eestisse. Muinsuskaitse liikumine oli esimene rahvaliikumisest sündinud demokraatlik organisatsioon. Tartu muinsuskaitsepäevad 2 nädalat pärast loomeliitude ühispleenumit oli jõuproov, mis näitas, et võimud ei julge enam rahvast laiali ajada ega kinni panna. Muinsuskaitse seltsi tugevus selles oligi, et erinevalt näiteks vabadusvõitlejatest, kes vangi läksid ja kes olid väikese arvulised meiega võrreldes, kes ütlesid kogu tõe korraga välja ja läksid vangi ja täitsid tegelikult ajaloos väga olulist ülesannet, väga asendamatut ülesannet. Aga meie olime nagu mingisugune järgmine ešelon, aga selle tugevus oli selles, et kuna me läksime poole jalaga üle keelatud piiri, siis meid oli palju, meid ühines väga palju sellega ja väga varsti selguski, et me oleme tõelised jäämineku tekitajad, sest meid on just nimelt nii palju. Tartu muinsuskaitsepäevad kujunesid muinsuskaitse liikumise haripunktiks ja kui see muinsuskaitse selts ka mitte midagi muud ei oleks teinud üldse oma olemasolu jooksul, siis ainuüksi sellega, et Eesti muinsuskaitse selts tõi esimesena pärast teist maailmasõda ulatuslikud ja massilised välja sinimustvalged lipud ja sellega tekitas täieliku psühholoogilise pöörde. Sellega on muinsuskaitse selts igal juhul ajalukku läinud ja oma ülesande ajaloo eest täitnud. 88. aastal hakkasid välja kujunema mitmesugused poliitilised voolud. Läbinisti ustavate internatsionalistlike kommunistide ja radikaalse rahvusliku liikumise vahele tekkis püüd Moskva uutmisliikumist ja rahvuslikku liikumist ühendada, olla eestlane, nõukogude inimene ja kommunist. Suureks rahvaliikumiseks kujunes 13. aprillil algatatud rahvarinne perestroika toetuseks. Jüri Kukk oli põhimõttekindel vabadusvõitleja. Ta suri Volokta vanglas ja maeti 89. aastal ümber Kursi kalmistule. 4 ööl käis lauluväljakul stiihiline laulev revolutsioon. 17. juunil järgnes rahvarinde võimas meeleavaldus nime poolest parteikonverentsi delegaatide saatmiseks Moskvasse.
Rahvas on saanud tagasi oma hääle, tajub oma jõudu. 17. juuni õhtul Tallinna Lauluväljakul toimunud kohtumine 19. üleliidulise parteikonverentsi delegaatidega, mille korraldas Rahvarinde algatuskeskus, oli seal viibinute jaoks unustamatu. Tulid kõrged pomod Moskvast komitees 5. korrusel, moodustati staap ja Lauluväljakule saadeti terve mõned kümned töötajad. Seda nii-öelda operatiivgruppi juhtima määrati alampolkovnik Jüri Lartsev ja vahetevahel ta nii kannab ette jälle esimene, mina 5. Rahvas koguneb. Mõne minuti pärast seal esimene, mina 5. Igalt poolt rahvast tuleb juba siin tuhandeid. Veel mõnda aega möödas, siis ütleb esimene, siin 5. oma 50 000 on ära. Ja siis tükk aeg paus. Ja Moskva mehed küsivad, mis seal toimub, mis on juhtunud, kus on 5. Kavatseti juba sinna saata inimesi ja äkki 5. leidus esimene, siin 5. Ja otse ütles välja, aga ma ei tea, kas ma nüüd seda sõna siin saan tohin öelda, eks ole, ja ütles nii, see on nõukogude võim. Pikka aega kastis stagnatsiooni udu Eestimaa. Paljud meie hulgast kaotasid juba lootuse. Teotaste asemele tuli hinge ükskõiksus, veendumused kadusid olupoliitika varju. Nüüd hakkab see aeg ümber saama. Esimesel juulil algas Tallinnas ülemkohtu hoone juures pikett, mis nõudis poliitvangide vabastamist. 2 nädala pärast oli Mart Niklus vaba. Pikett kestis septembrikuuni. Suvel loodi Rahvarinde vastu varjamatult stalinistlik impeeriumimeelne internatsionaalne liikumine. See nõudis komparteilt enam õigusi mitte eestlastele. Вопросы о языковом цензе, давности проживания в республике, степени активности или пассивности в национальном движении, такое обособление гражданства означало бы фактически деление на полноправных и неполноправных граждан и вообще не граждан. В советском государстве есть только одно гражданство для всех наций и народностей страны. Это гражданин Союза Советских Социалистических Республик. Eestlasest poliitvang Mart Niklus on vaba. 2 vangipõlve Mordvamaal, kokku 15,5 aastat. Minu vabastamine maapealsest põrgust on minu arvates mitte meie valitsuse humaansuse akt, vaid selle eest võlgnen mina eelkõige tänu rahvusvahelisele avalikkusele ja Eesti rahvale. Eesti Rahvusliku Sõltumatuse partei asutati kongressil Pilistveres 20. augustil. ERSP nõudis Eesti täielikku poliitilist, majanduslikku ja kultuurilist iseseisvust, vastandades end selgelt kommunistlikule parteile. ERSP tegevus tugineb kaljukindlale veendumusele, et Eesti rahvas on poliitiliselt küps iseseisvuseks ja ei vaja hooldajaid ei idas ega läänes. Teiseks, rahvuslik sõltumatus on ainus, mis aitab Eesti rahval välja tulla koloniaalsõltuvusest ja tagada Eesti poliitiline, majanduslik ja kultuuriline suveräänsus. 11. septembril oli Tallinna Lauluväljakul väga suur Rahvarinde kõnekoosolek, Eestimaa laul, 300 000 inimest, iga 3. eestlane. Kõnelejad nõudsid oma riiklust. Ükskord me heiskame ka Pika Härmani torni sinimust-valge lipu.
Ükskord me võidame nii kui nii. Perestroika edasiarendamiseks loodud Rahvarinne polnud poliitiline erakond, vaid rahvaliikumine, kus 28% olid kompartei liikmed. Rahvarinded tekkisid üleliiduliselt ühel ajal. 88. aastal nägi Rahvarinne Eesti tulevikku Nõukogude Liidu koosseisus liidu lepingu alusel. Kongress võttis vastu Rahvarinde programmi, harta ning resolutsioonid Eestimaa valupunktidest. Valiti 7-liikmeline eesseisus ja volikogu. NSV Liidu konstitutsiooni muudatused 21. oktoobrist, mis piirasid liiduvabariikide õigusi, vallandasid protestilaine. ENSV ülemnõukogu võttis vastu deklaratsiooni suveräänsusest liidu koosseisus, mille liidu ülemnõukogu presiidium omakorda tühistas. Eesti NSV ülemnõukogu näeb raskest olukorrast vaid ühte väljapääsu. Eestimaa edasine areng peab toimuma suveräänsuse tingimustes. Eesti NSV suvereniteet tähendab, et talle kuulub tema kõrgeimate võimu, valitsemise ja kohtuorganite näol kõrgeim võim oma territooriumil. Eesti NSV suvereniteet on terviklik ja jagamatu. Selle kohaselt peaks vabariigi edasine staatus NSV Liidus olema määratud liidu lepinguga. Sinimustvalge oli Eesti NSV-s lubatud jaanilaupäevast 88. Rahvuslased pidasid ametliku lipu heiskamist Pikal Hermannil ilma omariikluseta nõukogulikuks hullutavaks pettuseks, aga rahva hulgad võtsid selle küll härdusega vastu. 28. aprillil Nõmme kultuurimajas. Esimese piirkonnana Tallinnas luuakse kodanike komiteed just siin. Eesti Vabariigi kodanike registreerimiseks on komiteesid moodustatud ka mujal Eestis. Mart Laar. Austatud Nõmme rahvas, mul on rõõm teid tervitada Eesti kodanike komiteede ajutise side toimkonna poolt. Vabariigi aastapäeval algatati kodanike komiteede liikumine, mis rõhutas Eesti Vabariigi õiguslikku järjepidevust. Komiteed alustasid õiguspäraste Eesti kodanike registreerimist. Molotovi-Ribbentropi pakti sõlmimise 50. aastapäeval korraldasid Baltimaade rahvad rahvarinnete algatusel 600 kilomeetri pikkuse Balti keti 2 miljonist inimesest Tallinnast Vilniuseni. Kett köitis maailma tähelepanu. NLKP keskkomitee ähvardas 3 päeva hiljem Baltimaid jubedalt. Kui natsionalistlikel liidritel õnnestuks oma eesmärke saavutada, võiksid tagajärjed olla rahvastele katastroofilised. Nende eluvõimelisus ise võiks sattuda küsimärgi alla. Ilma ajaloolise tõe jalule seadmiseta 1940. aasta sündmuste. Vaino väljas. Ükskõik, kui valus oleks tõde ka välja tuua, ei ole võimalik taastada Eestimaa kommunistliku partei autoriteeti ning kavandada edasimineku uusi ülesandeid. Ülemnõukogu võttis vastu otsuse, mis tunnistas Eesti astumise Nõukogude Liitu õigustühiseks. Lisati aga märkus, et otsus ei tähenda Nõukogude Liidust väljaastumist. Как защититься от опасности оказаться за границей Советского Союза под властью
национал-сепаратистов из Народного фронта. Выход один. В соответствии с Конституцией Советского Союза создать на севере и северо-востоке Эстонии свою автономную советскую социалистическую республику. Tartu rahulepingu sõlmimise 70. juubeliks kutsus Ülemnõukogu presiidium Tallinna linnahalli kokku kõigi tasandite rahvasaadikute täiskogu, et deklareerida Eesti iseseisvust. Üritus aitas propageerida iseseisvumissoovi kodus ja välismaal. Keskkomitee pleenumi enamuses olid Moskva-meelsed jõud. Kui veel sõjaväelased ka kohal olid, siis neil oli häältepakett käes. Nüüd väljas hoidis neid kinni, nad ei saanud avalikult tema vastu minna. Aga samal ajal Interrinne, kõik need asjad, need ei olnud lokaalsed asjad, need olid Moskvast organiseeritud. Moskvas oli orgosakond partei keskkomitees, kes tegutses nii-öelda suure riigi impeeriumi huvides, ütleme nii, praegu saame otse nii öelda. Ja teisalt oli näiteks ideoloogia osakond. Jakovlev oli see, kes viis perestroikat läbi. Ja kui nii aus olla, välismaal ei uskunud seda keegi. Eesti oli valiku ees, kuidas saavutada iseseisvus, kas NSV Liidu seaduste raames, eraldudes liidust ühe tema õigusjärglasena, või lähtuda Eesti Vabariigi katkematust õiguslikust olemasolust, mida okupatsioon ega anneksioon ei saanud hävitada. Küsimus oli, kuidas taastada iseseisvus tegelikult, de facto. Kodanikkonda esindav teist valikut pooldav Eesti Kongress ei kuulutanud end kõrgemaks võimuks, mis polnud reaalne, vaid kuulutas taas iseseisvumise ülemineku ajastu alanuks. See õigusliku järjepidevuse liin on ju õige. Ega ma sellele ei taha vastu vaielda. Aga kui me tuleme tolleaegsetesse oludesse ja tuleme selle ideoloogia juurde, mida siis loodeti ajada selle tegevuse peale, et meil on õigus, me oleme okupeeritud ja meil on, eks ole, Tartu rahuleping ja see kinnitatud piir ja meie valime nüüd oma kodanike esinduse ja see esindus, eks ole, sellel oleks justkui nagu õigus võim võtta ja räägiti ju võimu võtmisest Eestis ja siis me läheme Moskvasse ja Moskvas saavad aru, et me oleme tõesti õigusliku järjepidevuse alusel kodanikkonna esindajad ja siis võetakse meid seal vastu ja meiega räägitakse läbi ja selle läbirääkimise kaudu Eesti saab iseseisvus. Minu arvamise ja ma usun ka teiste rahvarinde liidrite arvamuse järgi see tee ei saanud ju kusagile viia. Moskvaga sai läbi rääkida mingisugune ametlikult Nõukogude Liidus tolleaegse õiguse alusel, eks ole, kuidagi formeerunud mingi struktuur, eks ole. Kodanike komitee oli algusest peale Moskva jaoks, mitte meie jaoks, Moskva jaoks, algusest peale seaduse väline organisatsioon. Nad ei ole ju siiamaani nüüd aastal 2003 tunnistanud, et okupeeriti, et piir käib sealt, eks ole, kus ta oli. See ei ole siiamaani tehtud. Miks ta peaks keegi arvama, et seda pidi tegema 89. aastal? Ülemnõukogu 12. koosseisu valisid ja sinna olid valitud ka okupatsioonivõimu esindajad. Ometi tunnustas see Ülemnõukogu Eesti Kongressi kui kodanikkonna esinduskogu ja Eesti Vabariigi riigivõimu taastajat ning võttis vastu Eesti Vabariigi restitutsiooni otsuse. See tähendas lahtiütlemist Nõukogude süsteemist ja üleminekuperioodi algust. Algul me loomulikult ei eeldanud, et on võimalik aastal 91 iseseisvuda näiteks. See oli väljaspool nagu
sellised prognoositavaid või ütleme niimoodi, et idee oli see, et kogu aeg tugevdada nagu vabariigi staatust ja meil oli nagu see projektil oli see seos oli siis nagu niimoodi, et seos jääks siis nagu tegelikult kahe asjaga, üks oli siis liidumaks ja siis niimoodi päris hoolega seal arutasime, et midagi peaks nagu nüüd Moskvale maksma. Et kui sa kusagil oled, et ei saa niimoodi, et klubis oled, aga raha ei maksa, et mille alusel see asi võiks käia, siis me niimoodi rehkendasime igat pidi, et mis valem nagu siis selle väiksema liidumaksu nagu annaks, nii et oli siis nagu liidumaks oli mõeldud ja teine oli siis sõjavägi. Ja sõjaväega oli tegelikult ka niimoodi, et me eraldi arutasime juba Eesti armee loomist ka selle sama imeprobleemnõukogu istungil. Aga see oli, ütleme niimoodi, et see oli võib-olla mingit pidi julgust üks seda arutada, võib-olla mingit pidi ka lollus, sellepärast, et seal oli võib-olla natuke liiga palju rahvast, et nii delikaatset küsimust nii laias seltskonnas arutada. Teatud murrangu hetketel ei ole nii tähtis näiline reaalsus, vaid on tähtis võime näha homse päeva reaalsust. Rahvuslik demokraatlikud jõud Eestis ei uskunud, et Nõukogude Liitu võiks mingite reformidega enam päästa. Ja me nägime selle šanssi. Järelikult tuli orienteeruda täismängule, täiemahulisele vabadusele. 14. mail kuulutas NSV Liidu president Gorbatšov Eesti ja Läti ülemnõukogu otsused iseseisvuse taastamisest kehtetuks. Järgmisel päeval tuli interliikumise meeleavaldus Toompeale, sinimust valget maha kiskuma ja punalippu heiskama. NSV ülemnõukogu oli taastanud Eesti Vabariigi nimetuse ja kaotanud NSV sümboolika, lipu, vapi, hümni. Peaminister Savisaar kutsus raadio teel rahvast appi märatsemishimuliste ründe tõrjumiseks. Interliikumise jõudemonstratsioon kukkus läbi. Moskva meelest oli viimane aeg Baltimaid taltsutada. Aprillis 1989 oli kokku tulnud rahvast veristatud Tbilisis. Nüüd oli algamas lahe sõda Kuveidis, mis pidi maailma pilgud kõrvale juhtima. Нас пытались спровоцировать здесь на кровь, здорово пытались. Значит, в то время и в Латвии, и в Литве создались так называемые комитеты национального спасения. Причем их толкала Москва. Им говорили, давайте, ребята, через 3 дня мы вас признаем, вы будете там руководством республики и так далее. Потом их выпихали, потом пролилась кровь, потом их просто стерли в порошок, судят и сажают до сих пор. Вот. У нас тоже была такая ситуация, когда срочно Яровой попросил собраться у него на двигателе, звонили из Москвы ему несколько раз по прямому проводу и добивались. Вот вы создайте тоже комитет национального спасения. Я тогда сказал нет. Мы поругались так, что долго не разговаривали и не здоровались. Но я уже понял, что произойдет. Дальше именно так и получилось. И в Латвии, и в Литве пролили кровь, смешали с грязью тех, кто выступал против отделения. И, в общем-то, я знаю, что до сих пор репрессируют этих людей. У нас такого не произошло. Vilniuses tappis eriüksus OMON inimesi teletorni juures. Venemaa president Jeltsin tuli samal päeval Tallinna, kus ta kirjutas alla koostöölepetele Eesti, Läti ja Leedu esindajatega ning mõistis hukka vägivalla kasutamise. Jeltsin tunnustas Balti riikide suveräänsust, olles huvitatud NSV Liidu lagundamisest. Moskva otsustas korraldada üleliiduse referendumi NSV Liidu säilitamise küsimuses. Baltimaad tegid vastukaaluks ennetava rahvahääletuse.
Eesti elanikest oli ligi 80% iseseisvuse poolt. Kui tuli teade riigipöördest Moskvas, polnud enam kahtlust, et Tallinna tulevad tankid niikuinii. Küsimus oli vaid selles, kui kauaks ja mida nad siin tegema hakkavad. Kui palju on nende jõul võimalik ajaloorratast tagasi pöörata. See oli väga hea tegelikult, et selles väga keerulises olukorras siiski Eesti väga erinevad poliitilised jõud said kokku ja et see lahendus leiti koos. Sest väga lihtsalt oleks Ülemnõukogu võinud minna ühepoolselt seda teed, et lugeda Eesti Vabariik taastatuks, lugeda ennast ainsaks riigi seadusliku võimu esindajaks, lükata Eesti kongress kõrvale ja siis oleks olnud see hoopis teine tee, aga ma arvan, et siis oleks ka need vastuolud, poliitilised vastuolud, aga ilmselt ka oleks ühiskonnas vastu kajanud. Lugupeetud Ülemnõukogu, kes on selle poolt, et võtta vastu Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsus Eesti riiklikust iseseisvusest, palun hääletada 53 häält. Selle ettepaneku poolt on 69 rahvasaadikut, vastu ja erapooletuid saadikud ei ole. Otsus vastu võetud. Eesti komitee osales iseseisvumisotsuse koostamises. Ülemnõukogu ei kuulutanud välja uut vabariiki ega liiduvabariigi eraldumist NSV Liidust. Eesti taastas de facto oma õiguslikult katkematu iseseisvuse. 21. augusti varahommikul hõivasid dessantväelased Tallinna teletorni alumised korrused. Telesaated katkesid, raadio jätkas tööd. Rahval oli pidev ülevaade toimuvast. Moskva augusti puts sundis iseseisvust äkki välja kuulutama. Moskvas oli riigipööre 21. läbi kukkunud. Tallinnas polnud sel päeval veel selge, kas verevalamist õnnestub vältida. Alles dessantväelaste lahkumine lubas hakata teostama päriselt riigi võimu, allutama endale üleliidulisi ametkondi, võtma riigi territooriumi ja piir oma kontrolli alla. Eesti taastas iseseisvuse 3 päeva enne saatusliku Molotovi-Ribbentropi pakti 52. aastapäeva. Veel enne päikeseloojakut lahkusid soomusmasinad teletorni juurest ning samal ööl ka Tallinnast. Eesti iseseisvust ei saavutanud Eestimaa kommunistliku partei juhtkond, kes püüdis säilitada oma juhtpositsioone. Ka laulvas revolutsioonis ühinenud Eesti rahvas ei suutnud seda saavutada ainuüksi oma enda jõududega. See oli ajalooliselt kujunenud olukord, mis päästis Baltimaade rahvad. Nõrgenenud Nõukogude Liit ei julgenud enam veres uputada Ida-Euroopa rahvaste vankumatut vabadustahet. Ja lääneriigid, eelkõige Ameerika Ühendriigid oma NATO partneritega avaldasid Nõukogude Liidule survet Baltimaade kaitseks. Maailma riigid tunnustasid kiiresti Eesti iseseisvumist 20. augustil 1991 ja maailma survel viis Nõukogude Liidu õigusjärglane Venemaa augustis 1994 välja viimased okupatsiooniväed 54 aasta järel. Okupatsioonist jäid veel järele rasked haavad, eelkõige rahva hinges, aga Eesti rahvas saab nende ravimisega hakkama.